tere tulemast vaatama Estonian Filmsi uudiseid. Oleme tulnud täna siia laagrisse, kus toimub Kõvamehe jooks 2014. Meie reporter Tanel Unt intervjueerib ühte jooksjat, Toomas Unti, ja viib teid jooksuga lähemalt kurssi. Tere tulemast iga-aastasele Kõvamehe jooksule. Siin on minuga Toomas Unt. Kuidas te tunnete ennast enne jooksu? Tugevalt, kõvalt, vervislikult. Ma saan küll aru, et vervislikult, sest et jaa, head jooksu. Kes pole veel Kõvamehe jooksul käinud, teadku, et see rada on ikka päris raske. Võistlejatel tuli ujuda läbi vee, minna läbi muda, ronida isegi okastraadi alt. Näitame siis klippi sellest jooksust. But we had one more important sound we wanted you to hear. But we had one more important sound we wanted you to hear. Olete jooksnud tagasi, kuidas te tunnete ennast? Kõvalt, Nagu ennegi? väga vervislikult. Okei, väga hea. Tere, ma olen siin siis ülikondadega. Miks te jooksite seda jooksu ülikondadega? Miks kõik teised jooksid spordiriietes? Hea point. Kuidas te tunnete ennast pärast seda jooksu? Võib teise ringi veel teha. Päris kõvad mehed siis. Aga jah, aitäh teile. Jah, eks ole. Aitäh teile. Kokkuvõtteks, kui keegi pole veel Kõvamehe jooksul käinud, soovitan tal kindlasti seal ära käia, sest see rada on ikka päris huvitav ning elamus samuti.
no ja pärastpoole said tasuta süüa ja juua ka. Te vaatasite Estonia Filmsi uudiseid.